kõikidele, kes siis juba on kohale jõudnud ja õige pea alustame siis webinariga. Et anname natukene veel inimestele aega kohale tulla ja siis alustame õige pea. Tulevad siis teised, kes liituvad grammi hiljem, aga täna siis webinaris räägime HSP disainist, mis siis töötab siis Revit platvormil. Et siin Eestis on hästi palju, kes oskavad AutoCAD-i architecture'i peal tööd teha, aga Revit on selline hea platvorm, kus siis minu teada veel hetkel otseselt selle HSP CAD-iga keegi tööd ei tee. Küll on proovitud, aga asi on juba piisavalt hea, et siin on õige aeg siis algust teha. Aga jah, siis vaatame, et miks siis Revit ja miks siis HSP CAD. Et siis Revit kui selline koondabki siis täpselt sellise kogu terviku protsessi algusest lõpuni. Ehk siis esimese sammuna toimub siis arhitektuur. Tehakse põrandaplaanid, tehakse vaated, renderdatakse ja kõik sellised spetsifikatsioonid, aknad või muud. Ja see on selline kõige esimene samm. Reeglina siin on üpris palju aega, väga ei kiirustata, võib-olla mõnega kiirustatakse, aga siin on võib-olla 2 kuud, 6 kuud, ühesõnaga saadetakse teha sellist head lahendust, loksutada paika. Järgmisena see elab edasi ja siin on nüüd selline hetk, kus siis võiks lugeda seda siis teiseks sammuks, kus on lepingud on allkirjastatud ja on vaja hakata siis tootma. Kuupäevad on kokku lepitud, graafikud, autot toodetakse täpselt 1,5 kuu pärast või 2 kuu pärast. Ja siin ongi selline koht, kus siis aega pahatihti on väga-väga vähe. Ja siis, aga kuna on näiteks tegemist keskmise suurema objektiga, siis on selline halb asi, et ei saa lubada sellist luksust, et oodata ära, kuna staatik teeb oma töö ära, konstruktiivsed osad teevad enda asjad ära, elektrik paneb oma kõik lülitid paika, ventilatsioon, torustikud ja nii edasi. Et see ongi selline koht, kus Revit, võiks öelda siis on üles ehitatud või mõeldud, et tegelikult siis peavad kõik alustama siis ühe ja sama aegselt. Aga sellega siis tekib ka selline segadus, et kõik hakkavad tegema ja kuidas siis lahendada neid potentsiaalseid kokkupõrke kohti. Ehk siis kõik annavad korraga oma tulemuse. See on kõik üks suur sigri-migri segadus. Väga raske on siin orienteeruda, eriti siis, kui te teeksid Revitist väljastpoolt. Sa võtad alla kellegi teise jooniseid. Ilmselt on tehtud teises tarkvaras, need ei taha vahepeal ühilduda. Paiknemised ei ole õiged ja ongi väga keeruline. Et selle jaoks ongi siis tegelikkuses Revit loodud. Et on võimalik samaaegselt koos töötada. Ja see on lahendatud siis läbi workset'ide. Workset'ides on siis võimalik luua väga erinevaid ülesandeid. Seda on võimalik teha ka siis linkimise kaudu, et on lingitud workset'e sisse või siis on tehtud Centerist ilusti kenasti spetsiaalsed workset'id. Võiks tuua siis näiteks, et kui arhitektuur on tehtud ja tal on vaja abimeest. Et näiteks kas või minna detailsemaks, teha vannitubade keraamiliste plaatide jaotuse.
selle jaoks, et mitte ära liigutada seinu või muid näiteks inventaari. Väga hea on teha üks uus workset, anda talle siis nii-öelda vastutaja, anda talle õigused ja see võib ollagi näiteks lihtsalt abimudeldaja, tegelebki vannidega või vannitubadega. Teisel puhul võib ta olla midagi muud, kas siis võiks tuua näitena vihmaveesüsteemid, paneb need paika ja nii edasi. Ja kui need on tehtud ja kõik alustavad siis tööd, siis ongi selline asi, et teised saavad näha nii-öelda nagu laivis tulemusi. Sa saad välja filtreerida, kinni panna. Kas sa tahad näha praegust seda ventilatsiooni, kas sa tahad näha näiteks seda konstruktiivset osa või mis iganes poolt, et siis iga kasutaja siis saab nii-öelda sisse-välja vajadusel siis lülitada erinevaid osasid. Ja kui need on tehtud või siis projekteerimine on siis jõudnud teatud maani, seal hakatakse siis nii-öelda kooskõlastamispool ja siin tulebki väga hästi tuleb välja, et kuidas on võimalik siis nii-öelda välja filtreerida need just kokkupõrked, et klassikaliselt on niiviisi, et mõni tala riistub teise talaga, tal ei ole näiteks unustatud töötlus või ühendus teha või siis jookseb läbi postide, samamoodi kõik kommunikatsioon, on ta siis veetoru, on ta sprinkler, ventilatsioon, samamoodi nad ristuvad ka taladega ja ristuvad ka siis omavahel. Ja see ongi see koht, kus siis tegelikkuses, kui sa töötad ühes ja samas keskkonnas, siis on võimalik väga hästi nii-öelda teisi ühendada. Et hästi, mis me teeme, kui need ristusid, kas mina liigutan, sina liigutad või on siis hoopis mingisugune kolmas lahendus. Ja siin puhul siis oleks üks hea koht vaadata HSP CAD-is, kuidas siis seal näiteks toimub. Ehk siis klassikaline juhtum, ütleks, et see võib olla siin mingi moodul või siis üks osa ja pannakse ventilatsioon. Ja vaatamegi siis niiviisi ühe hea praktilise näite puhul, kuidas siis asi siis töötab. Siin on siis see sama mudel. Ta on niisugune lihtne, ei pea väga keeruliseks tegema, aga on tehtud siis nii-öelda HSP CAD-iga. Tal on antud kihid. Siin on näha, et on seinad. Antud juhul siis tegemist on siis ühe tavalise ventilatsioonitakiga. Neid võib olla siin reaalselt väga palju, aga ta sattus siia seina sisse. Ilmselgelt me saame siis nii-öelda visuaalse tagasiside. Siin peab midagi tegema. Ja tegemist on siis sein 005-ga. Paneme siin mõningad kihid kinni. Ja nii nagu võis arvata, ta satubki alati õigesse kohta. Isegi siis, kui ta satuks täpselt ristuma postiga, meil on ikkagi vaja midagi teha sinna. Kui on suured hooned, siis on vaja tuleläbistusi teha, tihendada. Suure tõenäosusega on vaja sinna mingisugune kast siis ümber. Ja vaatame, kuidas on võimalik siis antud juhul siis selles projektis sellist asja lahendada. Sisse on ehitatud siis erinevad tööriistad, siis ventilatsiooni omad on, kui on vaja näiteks, oletame, et see on talastik, tuleb mingi kandev tala, siis kasutatakse siis point load'i tööriista ja absoluutselt on võimalik teha ka siis pocket'id. Aga antud juhul siis tegemist on ventilatsiooniga ja vaatame seda poolt. Siin on siis antud väga palju nagu vabadust. Alati on siis visuaalne pool on juures. Hetkel me kasutaks siis seda nii-öelda
autotöö dimensioneerimist, kus siis antakse nii-öelda, ta saab aru, mis mõõduga on see toru. Praegusel hetkel, ega ma ei teagi täpselt. Kui ma teaksin, siis on võimalik öelda talle, et tee nii suur ava siia sisse. Ja lisaks sellele on võimalik öelda, et mis talasi kasutada. Et hetkel on lihtsalt default beam, aga see võib olla ka näiteks selline olukord, kus me ei taha panna täis karkassi. Paneme lihtsalt sinna poole väiksema. Siis saab seda kõike teha. On võimalik ka siis anda ka plaatidele üles-alla, paremale-vasakule offset'id. Et võib ka siin panna, ütleme, et 50, 50, 50, mis iganes tihenemis põhjusel. Ja see on antud projektis väga hea. Tuleb siis näidata, mis seinaga on tegemist ja öelda, et see torustik siin. Kui te tähele panite, siis tekkis siia üks tööriist. Automaatselt kohe mitte midagi ei juhtu. See tööriist on siis nii-öelda sellesama ventilatsiooni pocketi tegemiseks. Seda on võimalik siis nii-öelda ka modida juhuslikult, kui seda, ma ei tea, midagi on vaja muuta või läks teistmoodi. Ja tuleb siis lihtsalt sein uuesti genereerida. Meile luuaksegi vastavalt parameetritele pesa. Pandi ka siia keskele, kuna see keskmine post oli siin, siis see splititi, külgede peale pandi lisapostid. Ma võtaksin siit filtreerime välja, et jätaks ainult selle seina. Kui me nüüd mõtleme, et hästi, see sobib, aga järgmisel päeval öeldakse, et seda on täpselt vaja siia liigutada. Või siis tuleb siia näiteks teine asemele. Sama hästi võib öelda ka, et see diameeter läks poole suuremaks. Ja me ümmarguseks. See tööriist liigub kaasa ja antud juhul siis me peame uuesti, siin on tegelikult võimalik sein siis kas uuesti genereerida või siis käsitsi muuta. Et sellel tööriistal ongi selline hea omadus, et me ei pea seda uuesti tegema. Me näeme seda ja seda on võimalik siis modifitseerida. Kui plaadid sisse lõikasime või lülitasin, siis on ka näha, et on ilusti kõikidesse plaatidesse on see offset tehtud. Juhul, kui meil on vaja midagi muuta, siis on alati on siis, saab seda ära tähistada ja võtta see properties lahti, anda talle siis kas siis, ma ei tea, mingisugused parandused, et see peaks olema hoopis 10, liiga palju. Ja ma saan uuesti. See on siis selline üks meetodist, kuidas siis erinevate osadega saab siis tegeleda.
nagu nägite, siis oli selline hea, lihtne moodus ja see töötab siis iga siis nii-öelda toru puhul, nii-öelda alade puhul, et võib alad olla. Järgmisena räägiks, mis siis on tegelikkuses uut ja põnevat versioon 29-ga. Et versioon 29 tuli siis välja novembrikuus, mitte väga ammu. Ja ta tuli korraga siis nii-öelda AutoCAD-i peale, kui ka tuli siis Reviti platvormi peale. Et muudatusi nii Revitis kui ka siis AutoCAD-i peal on siis tegelikult päris olulised. Uuenduse sai siis framing engine või styling editor, kuidas kutsuda. Et see on siis nii-öelda täiesti siis mitte Reviti puhul täitsa uus, aga AutoCAD-i puhul küll on ta täitsa uus, et seal vanad asjad siis nii-öelda ei tööta. Üks väga oluline muudatus, mida ka eelnevalt ei ole, on siis CFC import. Ja seda on nüüd võimalik siis importida siis Revit native elementideks. Ja selle küljes on ka siis property mapping. Ehk kui on olemas siis üks IFC fail, näiteks mingis teises keskkonnas tehtud, võime vaadata siin ühte lihtsat eramut. Kui me siin näiteks voodilaua peale läheme, me näeme, et on cladding, tal on mingisugused mõõted, on me sarika peal, on ta rafter, kas või siin plekid, põselauad, et mis iganes siis tuleb siis sellise nii-öelda IFC failiga kaasa. Ja see on siis jah, mitte ei jää siis nii-öelda ta IFC-ks Reviti keskkonnas, et ta tegelikkuses tehakse siis just kenasti native elementiks. Ja teine asi, mis siis on ka nii-öelda muutunud, on Model X importer. Nende Model X, see siin allpool on siis paremal, siin on siis Model X. Samasugune protsess on ka siis tegelikult IFC peal. Iga siis IFC nii-öelda tüübile antakse siis nii-öelda vastav siis Reviti, mis ta siis on ta sheet, on ta beam, on ta mingi mass element. Ja sa saad anda nii-öelda, teha siis nii-öelda ühe klikiga, anda kõikidele korraga need reeglid või siis anda tüüpide kaupa või anda ainult konkreetsele ühele asjale, et mul ongi seda elementi just siit vaja, ma teise impordin. Vaatame seda kohe varsti. Aga nagu enne siis ütlesin, et pani tähele, et siis AutoCAD-i architecture'i peal ja Reviti framing style on siis sarnased või tegelikult võiks öelda lausa identsed. Ja siinkohal on kaks erinevat, et kumb on Revit, kumb on AutoCAD-i oma. Näete mingisugust erinevust? Kes teab vastust? See on väga hea. Kes ei tea, siis vastus on see. See ülemine siin on AutoCAD ja siis alumine on siis Revit. Et kuidas siis teha vahet, mis siis on? AutoCAD-il hetkel töötab siis stick frame ja floor, roof, need on siin hallid, need ei tööta. Neid mooduleid või sellist seda funktsionaalsust tänase seisuga ei ole. See pidi tulema siin nüüd kohe-kohe, aga Revitil on ta täitsa olemas. Et on seinad, kuidas siis
põrand seintega kokku saab, kuidas põrandad omavahel kokku saavad, katused ja katusesein. Et kui nüüd lähemalt rääkida, siis et miks see siis nii on, see on üks põhjus on seal taga, et valmistada ette autokäed inimesi Reviti peale. See mootor on üks ja sama. Siin on väga hea lihtne tõmmata paralleele, kuidas ta käis ja kuidas ta Revitil käib. Aga need, kes autokäedi peal on installeerinud versioon 29, siis esimese projektiga või esimese tunnetustega on tõstetud käed ülesse. Öeldi stopp, see on täiesti midagi uut, teistmoodi. Ja jah, täpselt nii see ongi. Ongi täiesti uus ja see uus vajab harjumist. Seal on palju plusse, samas on ka miinuseid, et mõni asi töötas paremini või lihtsalt on harjumus asi. Aga ülesehitus, et kui ma sellest räägiks, siis kehtivad mõlema versiooni puhul. Ehk siis algabki inventorist, kus antakse siis, kui koostatakse aliaste nimekiri. Need võib olla siis nii-öelda kõik võimalikud detailid, mida tahetakse projektis kasutada. Antud juhul siin on lihtsalt default beamid. Sa võtad siis perekondadest, ütled, mis see siis default beam on, mis ristlõige. Blockingud, roovid. Sa võid koostada ka täpselt niiviisi, et on väga hea siin nimekirjas. See on vabalt valitud, see ei pea olema siin kips. See võib olla näiteks zone 1, 2, 3, -1, 2, 3 kuni 5 välja. Ja kindlasti antakse ka siis siin beam code'id. Et need beam code'id tulevad hiljem väga palju mängu. Sellest edasi, kui see on tehtud, see on nii-öelda üle projekti põhine. Järgmisena tuleb siis nii-öelda põranda seinte tüübid ega frame style. Frame style saab siis jagada siis gruppidesse. Võid välja öelda, et see on siis nii-öelda, kas siis on välisseina omad, on nad siis siseseinad, on nad põrandad. Igale siis sellele tüübile siis juba mitte sellest inventorist, vaid sa saad igale tüübile omad materjalid liita. Ehk sellel seinal kips võib olla tavaline, sellel omal siin võib olla midagi muud. Kui seda siis edasi minna, materjalid on seinale määratletud, tulevad siin zone'id. See on selline tuttav koht juba. Kujundus on küll teine, aga loogika jääb samaks. Ehk siis ongi, öeldakse zone 0. Sellele antakse siis materjal, mis siis siin inventorist on määratud. Võtad listist, sa ütled, mis sammuga ta on. Kui need on, ütleme, kindel perekond olemas, siis tal on nii-öelda muutmatud ristlõige. Siin on võimalik veel üle kirjutada siis beam code'id. Antakse talle siis alati siis nii-öelda, et oleks vertikaalne. Seinte puhul on täitsa loogiline ja siit on siis distribution punkt. Distribution punktis kas siis vasakult, keskelt, paremalt ja ka tegelikult põhikarkassi isolatsiooni andmine käib ka siin. Seda on võimalik siis teha siis 2 erinevas kihis, anda 2 erinevat materjalit, 2 erinevat paksust. Ja kui seda teed, siis alati on siis siin all selline visuaalne pool on juures, et mis siis muutub. Ehk kui näiteks on siin, antud näiteks küll ei ole, aga oletame, et siin on roov, siseroov või ka välisroov, et kas ta on vertikaalne, on ta siis horisontaalne ja kas ta sõltub näiteks zone 0 asukohast. Et see on ka uus asi,
mis on väga hea, et sa saad panna sellise sõltuvuse. Ehk siis näiteks seesama see Zone 7, tema siis sõltub siis Zone 0-st. Täpselt nii, nagu see distribution on, seal kohas on siis kas katkestus või on siis pandud näiteks vertikaalne koov. Ja niiviisi antakse siis materjalid ja need materjalid siin kõik on siis dünaamilised, midagi ei ole fiksitud, et töötab väga hästi. Järgmise sammuna on üks selline nurga või siis detailide andmiskoht. Neid võib olla siin üks või mitu. Ehk siis, kui on näiteks siin esimese korruse sein, ütleme, et on 195 karkass, et alumine vöö. Et alati siis öeldakse, et mida me vaatame, on see alumine vöö. Ja mis siis toimub siis ütleme, et siis seina alumise vöö juures. Siin võib olla näiteks foot sillid, siin võib olla bottom sillid, bottom blade'id, montaaživillad, putuka, hiirevõrgud. Seda saab kõike teha. Ja siin tekibki siis selline hea võimalus teha nii-öelda template'id. Ehk siis, kui praegusel hetkel on siis bottom blade, ütleme, et siin on ta teine korrus või versioon 2, siis kui ma võtan järgmise seina, siis ma võin siit nimekirjast valida ükskõik millise. Ja niiviisi on siis võimalik siis teha siis alumine osa ära, anda talle ülemine osa ja esmakordselt on võimalik ka siis defineerida vasak kui ka parem külg. Need ei pea olema ühesugused. Need võivad olla täiesti erinevad. Ja siis ütledki, et see on siis side või siis leht. Järgmine selline neljast suurem punkt on siis kõik võimalikud ühendused. Mis juhtub siis, kui kaks elementi omavahel kokku saavad? On ta siis hetkel on siis sein seinaga, vastavalt siis noolte järgi, kas on siis seespool, väljaspool, et mis siis välisnurgas juhtub, mis siis, kui on nad erinevad, sisenurgad, teeristumine, sein seinaga. Ja ka selles versioonis 29 on ka üks väga hea uuendus on see, et on võimalik teha nüüd 3 seina ristumine. Ehk siis, kui siit ütleme, et on üks sein, teine sein, ega tuleks siit ülevalt 3. sein. See on võimalik neid kõik 3 seina erinevalt siis seadistada, mida siis kuskil tehakse. Ja framing style'is kõige viimasene on avad. Nüüd võib ka olla siis avastiile 1 kuni n. Nii palju kui, ütleme siis fantaasia lubab. Ja ka saabki siin nii-öelda ära määratleda, et me teeme siis praegustel hetkel siis vaatleme siis akna peal. Mis juhtub siin akna peal? Antud juhul on siin sillus, siin võib olla mingi milling, siin võib olla blocking, võib olla siis nurga, ütleme, kattelauad ja sellisel moel siis käiakse siis kõik need läbi. Ja siin võib olla ka nii, et neid ülemisi asju võib siin olla neid headereid mitu tükki. Ehk siis aknastiil number 1 kasutab seda headerit, aknastiil number 2 kasutab hoopis mingit teist headerit. Ja läbi nende stiilide mudelis sees siis määratakse, see konkreetne aken kasutab alun stiil 1. Need 3 tükki kasutab stiil 2. Ja nii nagu siis seinte puhul on siis võimalik siis vasakut paremat poolt eraldi teha. Ehk siis anda vasakule poolele oma kujundus, paremale poole oma kujundus. Et see oli selline natukene võib-olla põhjalikum ja kiirem ülevaade uuest siis nii-öelda mootorist. Ja siis nagu ma ütlesingi, et ta töötab siis selliselt samamoodi AutoCAD-i peal. Kui me vaatame
ühte head uuendust on siis siin võiks mõelda siis nii-öelda IFC import ja Model X import. Need on nüüd nii-öelda põhimõtteliselt nagu, nad teevad sama asja. Aga üks Model X on siis puhtalt siis ASP CAD-i enda oma. Et nagu ennem siis ütlesime, kui võtta sisse, on võimalik siis moodustada reeglid, et need import toimub konkreetsete reeglite põhjal. Et on võimalik teha siis automaatsed reeglid, kus ta leiab kõik võimalikud tüübid, antud hetkel on siin kõik beam'id, siin võib olla mingi muu asi. Ja siis öeldaksegi, et vot leitakse selle IFC beam'i küljes on 136 elementi või objekti. Ja nende 136-le antakse, öeldakse, et ta on näiteks metal steel ja mis siis tuleb siis nii-öelda impordi käigus. Ehk siis Revitisse ta ilmub siis mass elemendina. Ja samamoodi siis näiteks kui siin olid plaadid, siin leitakse 12 plaati, alles jääb veel 145 objekti. Nendest plaatidest öeldakse, et tee mulle ASP sheet'id ja siis beam'id. Ja siis on ka olemas siis veel pre- ja post-processing. Siin saab siis veel sügavale minna ja mappida kõik võimalikud informatsioon külge, kaasa. Et siis on jah, ma olen siis Revitis või see sama näide, et siis importi tulemusel on jah, kui sa vaatad, siis ta võtab täpselt selle ASP siis seed'i kuju. Ja siis mis data siis kaasa tuleb, siis see sõltub juba siis mappingutest. Siinkohas võib-olla üks hea selline näide. Kui ma vaatan seda sama mudelit või projekti, siis ma tegin sellest Model X faili. Ja vaatame, et mis asi see Model X on. Et iseenesest nüüd siin on näha, et siin on siis see IFC fail ja siin on olemas siis Model X eksporter. See on siis oma see HMLX-iga. Ma tahtsin öelda, et see on ainult siis nii-öelda 1,6 megabatti. Et kui meil siin puhta AutoCAD-i peal, see on puhas leht, siin ei ole mitte midagi sees, siin on ainult mõned asjad ja kui on IFC import ja siin on olemas ka siis Model X import. Ma ütlesin, et see on see, ta kaalub 1,6 mega. Siin saab ka siis sama need translatorid peale panna. Antud juhul ma ei tee seda. Ja siin see on. Sama IFC projekt. See import võttis aega 5 sekundit võib-olla. Ja kui me võtame siit siis nii-öelda need samad lauad, see on ASP beam, tal on see cladding küljes, tal on isegi beam code on olemas. Siin on näiteks window cheek, samamoodi lekid. Et kogu kuju tuleb kaasa, et see on Model X on väga inforikas fail ja pärast me vaatame seda veel, et kus see siis nii-öelda, kas seda kasutuses on. Ja siis ma tegin siis täpselt sama projekti, on ka siis nii-öelda Revitil ja see on import, on siis Model X ja on siis IFC
siin on nüüd näha siis see näide, et on sama projekt, aga siin ei ole rakendatud ühtegi reeglit ja, ja ta tulebki niiviisi tuimalt sisse. aga kui ma võtan selle talastiku, me näeme, et tal on need töötlused, kujud on olemas ja ta on ASP piim. mul on võimalik siia lisada datat juurde, mul on võimalik siin positsiooni numbreid teha ja ekspordi või selle impordi käigus siis on tehtud siis automaatselt kõik uued perekonnad. kui oli plaat, on ta sheet, samamoodi. ta saab aru sellest, et kas on siis piimiga, on sheet'iga. et sellist asja ennem ei olnud võimalik ja see on ka tegelikult Model X fail on siis eestkõik hübriidlahendusele mõeldud, kus siis Revitis tehtud, AutoCADis tehtud, saavad omavahel suhelda. küll siin on vaja välja mõelda ka need reeglid, aga see töötab. ja siis selle, kust tuleb Model X veel mängu. Model X on siis nagu öeldud, on siis ASP.CAD-i enda fail, mis kasutatakse just siis selle hübriidlahendustel ja mis on aluseks siis nii Make'i kui ka Vue'le. Make siis, kes teab, on siis täielik tootmise haldussüsteem ja Vue on siis üks osa sellest moodulist, Make'i moodulist, mis on siis mõeldud siis paberivaba lahendusteks. et see käib väga hästi, kus on nii-öelda näha siis selline paberivaba tootmine. paljud on digitaalsed, lastakse kas seina peale või siis on see sama ekraan. et see fail, mis siin on, seda siis kujundatakse siis ise, et on ta siis mingisugune assembly, mitu tükki koos, on ta üks ja see käib läbi siis eksporteri. täpselt nii nagu Kundegeri faile väljastatakse Model X ehk siis joonised jõuavad siia arvutisse sekunditega. kui eksport on tehtud, see härra juba näeb. aga jah, seda me rääkisime eelmisel korral, et siia väga palju ei puutu, et siis oligi just see mõte, et kui võimas see Model X on. aga siinkohas me oleme jõudnud siis lõppu. aitäh, et te tulite. minu kontaktid on siin olemas, et seekord me sellist küsimuste-vastuste vooru ei korraldanud, et annaks teile mõtteaega ja ma tean, et need küsimused, mis oleks tulnud, on päris head, põnevad ja nad tahavad sellist personaalset lähenemist saada. et minu kontaktid on siin, kirjutage mulle, helistage ja leiame teile siis lahenduse. aga praegusel hetkel siis aitäh, et tulite ja kohtume järgmisel webinaril.